Kagu Raadio 100,7 megahertsi. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Nii, saate helirežissöör teatab kõik ametlikud butafoorilised elemendid, mis meil siin praegu on 24. novembrikuu päev, aasta on 2025, on ühtesi ka esmaspäev ja kell on 8 hommikul, paar minutit läbi ja siin on Heimar Lenk, kes veel teeb viimaseid asjakohaseid märkmeid, aga varsti hakkab esinema ja lülitangi siis tema mikrofoni sisse, pane enda oma kinni. Ja nüüd on minu oma sees või? No tere hommikust, head kuulajad, tere hommikust Meelis ja kogu siis Lõuna-Eesti, kes meid kuulavad praegu Kagu Raadiot. Ja alustame siis tänast saadet, kell on 8.05, ma ütlen tulevastele põlvedele, 8.04 vist, et te teaksite ja tulevastele põlvedele siis nii palju tervitusi siit 21. sajandi 25. aastal ja et siis tulevikus, kui leiate äkki need helipulgad või helivailid üles, keegi kuskil koopas, saate neid kuulata, siis saate teada, kuidas me elasime. Ja ma alustaksin omale või minule antud aega siin eetris sellega, et ma küsiksin meie raadio pealiku käest, Meelis Käo käest, et kas sa tead, mis asi on normikuulekus? Normikuulekus. Normikuulekus? Jah. No ma arvan, et kui tulevad normipäevad, et saad päevas pool pätsi leiba ja liitri bensiini, siis sellest kinni pead, kuskilt ei lähe mingit lisa hankima, siis ongi normikuulekus, mis võib meile varsti kokku sepitsetud saada siin emakesel Eestimaal. Pähe sadada, tahtsin öelda. No sa oled tõele lähedal, kuigi bensiinist seal juttu ei olnud, aga nüüd tuleb välja, et ministeeriumid ja valitsus kasutab seda väljendit, see oli nüüd nädalavahetusel eetris, mõned saatejuhid seda nii-öelda toonitasid irooniliselt ja normikuulekus tähendab seda, et me liiga palju ei pläägutaks. Et me liiga palju ei räägiks, et räägiksime normi piirides. Ja, et niimoodi, et hakkab minema paremaks ja juba märgid on õhus ja nagu me oleme siin mitmes sinu saates siin rääkinud ja see on normi kuulekus ja seda nüüd rakendatakse siis nende peal, kes teevad neid alternatiivmeediat, seal need YouTube'ides oma leheküljed ja portaalid, et liiga palju ei räägiks. Normikuulekus, normaalselt, elu on hea, loodus on meil ilus, eks ju, ja talv tuleb, näed, ei olegi nii külm ja elekter ei olegi nii kallis, kui oli aasta tagasi, eks ju, ainult 5 korda kallim ja umbes niimoodi, et pead rääkima ja olema väga, väga rõõmus selle üle. Et mulle ka see sõna, kuna eile mõned saatejuhid seda kasutasid, rääkisid, ma polnud ka varem tähele pannud, aga normikuulekus, siis sa oled korralik Eesti kodanik. Et ei hakka väga palju siin loosungitega vehkima ja rääkima, et toit on kallis ja seda ei tohi öelda, tuleb öelda normaalselt, et on raskemaidki aegu olnud ja siis saime läbi ja vaata, mis praegu, mis meil viga, me pole kunagi nii hästi elanud. Ma saan aru, et sul on kuri kavatsus siin lähema tunni jooksul mitte eriti normikuulekus olla vist. Ma püüan praegu seda normikuulekuse raame nagu laiendada. Ega ma ei julge ka päris normikuulekused välja astuda, viivad ära äkki. Aga me natuke laiendame need raame ja kasutame jälle seda vana võtet, et me ei ütlegi, mida meie mõtleme, aga me tsiteerime seda, mida teised mõtlevad. Ja siis on hea saadet teha. Ja ma alustangi Meelis nüüd tsitaadiga või õigemini ühe lõiguga,
no Postimehe üks julgem ja minu meelest üks tubli ajakirjanik on Ülle Harju, ta on siit meie kandist pärit, eks ju, enne ta Lõunalehes töötas mu meelest. Ja tema teeb hästi teravaid asju Postimehes ja alati on mõnus lugeda, aga ta näeb ka väga palju vaeva, sest tal on kohutavalt palju seal fakte ja uurimustööde tulemusi ja nii edasi. Ja tema ütleb välja oma artiklis pealkirjaga juba täiesti ootamatu mõte: eestlased ei jaksa enam süüa osta. See on nüüd 17. kuupäeva novembri Postimees, kus on pealkiri, et eestlased ei jaksa enam süüa osta. Ja no kui hakkad mõtlema, kas sa ei kõla kohutavalt, mõelgem, et me oleme ju nii siin ikkagi väga uues kaasajas ja nii edasi ja peaksime väga hästi elama ja meil kõik AI-d on tulemas ja siin, ma ei tea, pole kunagi nii hästi elanud, varsti kuuleme, et see tsitaat ikkagi ei vasta tõele, aga see tuleb edaspidi. Praegu aga ma ütleksin niimoodi, et Postimees kirjutab, et asjal on tõsi taga, et eestlased tõepoolest ei jaksa enam süüa osta, mitte kõik muidugi. Ja sellepärast, et novembrikuuks on eestlased jäänud nii vaeseks, et tõepoolest peavad otsima siis odavamat toiduaineid, raha ei ole ja elatakse täpselt sendi pealt palgapäevani, kui palgapäev üldse on olemaski, igas perekonnas polegi neid enam. Ja mis on kõige häbiväärsem selle asja juures, kui kogu Euroopa Liidus, kirjutab Postimees, on inimeste ostujõud kasvanud viimaste kuudega ja aastaga, siis Eesti oma on vastupidi langenud ja nüüd ärge ehmatage ära, kallid eestlased jälle, me oleme oma ostujõult, mis on ostujõud? Ostujõud on see, et kui palju ma saan siis seal 50 euro eest endale süüa ja osta, mitu saia ja mitu pakki võid ja kala või liha, mis veel juures. See ostuvõimelt oleme meie langenud Euroopa Liidus viimasele kohale. Me oleme kõige selle koha pealt vaesemad, kui on vaja toidule raha kulutada. Meil ei jätku, mitte kõikidel, ma veel kord tuletan meelde, aga uurimused näitavad, et on hulk perekondi, kes ei saa lastele anda seda, mida oleks vaja, sest raha lihtsalt ei jätku. Ja nüüd ongi siis niimoodi, et kui Ansip, Reformierakonna peaminister, lubas meid viia Euroopa 5 rikkama riigi hulka, aga me oleme jäänud nüüd ostujõult hoopis Euroopa Liidu viimaste hulka ja mitte viimaste hulka, vaid päris viimasele kohale. Ja pooled inimesed, uurimus näitab, et pooled inimesed Eestis jahivad poodides allahindlusi, neid oranži kleebisega, neid hinnasilte ja siis ostavad seda kaupa, mille säilivusaeg on siis viimastel minutite peal ja mõni käib õhtul veel ostmas, et saaks odavamalt, kui lastakse hindu alla. Et siis lõppeva säilitusajaga tooteid on viimasel aastal ostnud Eestis 45% ostjatest, need uurimused on tehtud poodides. Et seis on üsna kurb, üsna häbiväärne, ma ütleksin, midagi pole teha, aga siia me oleme jõudnud, meie, kes siin süüdi ja kes küsib, kes on süüdi. Süüdi on ikkagi see, kes riiki juhib, see tähendab Eesti valitsus. Ja Konjunktuuriinstituudi juhi Peeter Raudsepa sõnul, me oleme ju kuulnud teda rääkimas ja tema julged mõtted ütlemas ja julged seda kriitikat kuulma. Peeter Raudsepa sõnul kestab see allakäik, eestlaste vaesuse allakäik, kestab juba 3. aastat. Ja ma tsiteerin Peeter Raudseppa, see tendents on väga muret tekitav ja näitab selgelt meie inimeste ostuvõime langust ja väited, nüüd tuleb see kõige tähtsam, Peeter Raudsepp ütleb, tsiutumärkidesse on tsitaat, väited nagu eestlased pole kunagi nii hästi elanud kui praegu, ei vasta enam tõele. See on tsitaadi lõpp, seda ütles Peeter Raudsepp ja teda nii-öelda sekundeerib nüüd Heido Vitsur, majandusteadlane ja minu meelest üks kainema mõtlemisega majandusmees meil Eestis üldse, kes kogu aeg soovitab, kuidas valitsus peaks käituma, aga valitsus ei kuule, tal on vaha, kõrvad on täis topitud vaha, et ta ei kuule Heido Vitsuri häält. Ja Heido Vitsur tuletas intervjuus Postimehele meelde meile kõigile,
et meil on suur hulk inimesi, kellel isegi 10 euro suurune hinnatõus või kasv, kui kuus tuleb 10 eurot perekonna eelarvest rohkem ära kasutada, siis seda ei suudeta, see on probleem. Nii et 10 eurone hinnakasv on meile paljudele perekondadele probleem. Ja keskmine Eesti inimene on vaene, seda ütleb välja lugupeetud majandusteadlane, peame meeles siis keskmine eestlane on vaene inimene. Ja Heido Vitsur ütleb, 60% kulub meil peredel toidule või inimestel. Ja kuulame, paneme käima, väike lõik on sellest intervjuust, mida siis Heido Vitsur ütleb meile. Ei tohi unustada, et 60% Eesti elanikest on toit kõige suurem kulukirje. Ja et kuskil pooltel inimestel on kuu eelarve üsna pingeliselt tasakaalus. Ja seal on 5 või 10 lisaeurot üsna raske leida. Millestki tuleb loobuda. Aga kui me leiame, et keskmisele eestlasel ei ole nagu suurt õieti keskmise palgaga, mis on fiktsioon, mis ei ole üldse mediaanpalk, vaid on täis tööajale taandatud palk. Et sellel nagu erilist probleemi ei tohiks olla. Siis me eksime. Ja just mitte ainult sellel põhjusel, vaid eeskätt sellel põhjusel, et toidu hind, toidu kallidus määrab ära suure osa töötajate palgataseme ja palgatase määrab omakorda ära riikide kaupade ekspordivõime. Nii arvas ja nii ütles siis meile Heido Vitsur, tark mees, et meil isegi keskmine Eesti perekond siiski hästi ei ela ja kinnitas sellega siis Peeter Raudsepa ütlemisi. Ja valitsusel midagi selle olukorra kohta ka head öelda pole, need andmed on avalikud, lehes ilmunud, eks ju, ja tuleb välja, veel uurimused näitavad, nüüd viimased uurimused, et Eestimaa tulevikku vaatab rahvas väga pessimistlikult. Nimelt on üks uurimus, mis näitab seda, et kui kindlad on Eesti või üldse inimesed, riikide kodanikud ja mittekodanikud selle elu, ütleme tuleviku suhtes, kui seda tulevikku vaadata 12 kuu lõikes. Et kas me Meelis võime kahekesi öelda, et me oleme kindlad, et 12 kuu pärast, aasta pärast on elu parem, toit on odavam ja me võime rohkem osta. Ja see uurimus näitab, et ei, eestlased ei usu, et 12 kuu pärast oleks Eestis elu parem. Ja kuulame, mida ütles Peeter Raudsepp, tema esines ühes internetiportaalis, mille nimi on Epicentris. No väike lõik sellest saatest, mida Raudsepp arvab. Ega vist valitsusel ei olegi majandusest mingisuguseid häid uudiseid täna rääkida ja ju nad saavad aru, et ei tule ka. Et keerame siis need näitajad nagu teisipidi, ütleme, et need ei näitagi suurt midagi. Need on valed ja tema isiklikult räägibki valesti ja on sellega kõik ära rikkunud. Et jällegi, kui me läheme detaili ehk vaatame, et mis seda tarbija kindluse indikaatorid siis nagu rikkunud on või alla viinud peale selle, et need vähem palka saavad inimesed on oma kindlustunde kaotanud, siis ühte komponenti hinnatakse ka ajalooliselt madalal tasemel ja see on nimelt riigi majandus 12 kuu pärast ehk ootused prognoos riigi majandusele 12 kuu pärast. Meie inimesed on andnud sellele väga madala hinnangu, nad on prognoosinud seda väga, väga madalaks ja olen ütelnud, et jah, nad on teinud seda põhjusega, valitsuse sõnumid ongi olnud segased, mõistetamatud selle koha pealt, seda näitajat ei ole kuidagi ka mingisugused inimestele tunnetatavad niisugused näitajad toetanud ja lõppkokkuvõttes, kui kõrvutame seda näiteks Eesti Panga majandusprognoosidega siin nendeks aastateks, siis küsime, et kellel oli siis õigus, et kas tarbija eksis?
ja siin ongi see küsimus, mis paneb ikka tihti peale muigama, et ühed uurimusnäitajad on ühesugused ja siis tuleb Eesti Pank oma näitajatega ja seal kõlab ikka see kuulus lause, et märgid näitavad ja meie hinnangul olukord juba kipub paremaks minema ja nii edasi ja nii edasi. Aga mis peaks siis selle olukorra meil riigis paremaks tegema, kus me praegu siis liigume nagu allakäigutrepil? Ja midagi pole teha, jõuame tagasi, Meelis juba nimetasin e-valimisi, jõuame tagasi valimiste juurde ja no kuigi tõestusmaterjalid otse ei ole, aga ka viimased kohalikud valimised jätsid mulje, nagu et nad ei ole ikkagi väga ausad olnud. No häirib EKRE Tallinnas kaotus, eks ju, uurimused näitasid, et ta on palju populaarsem Tallinnas ja panime imeks ka parempoolsete järsku tõusu 6 kohta Tallinna volikokku. No enne kuulmatu, et üks partei tuleb välja, natuke see räägib paaris raadiosaates ja saab 6 kohta Riigikokku. Ja nüüd tuleks siis, kui nüüd vaadata, mida räägivad asjatundjad ja siin e-valimiste kritiseerijad, siis pakutakse ikkagi välja, et ükskord võiks teha nüüd ikka tavasedelitega valimised vahepeal ja võrdleme siis neid e-valimistega. Ja see e-valimiste kriitika on nagu nüüd, kuidas nüüd öelda, pandud niimoodi kalevi alla, keegi nagu eriti sellest rääkida ei taha, mõned lehed natukese kirjutavad, Riigikohus ei võta ka neid asju ette, mida siin protestihääled välja kuulutasid, et valesti arvestatud ja valesti tehtud. Nii et ja valimiskomisjon ja kuskilt nagu seda õigust otsida ei ole, kuigi me nimetame ennast õigusriigiks. Ja tuletan meelde ka seda, et meil oli ju Keskerakond, kes on Savisaare aegades peale alati e-valimisi kritiseerinud ja Edgari väljend oli selline, et nii kaua kui kestavad Eestis e-valimised, Keskerakond enam kunagi neid valimisi ei võida. Ja siis tuli Jüri Ratase võimuperiood, kuskil üle 6 aasta oli ta vahepeal seal peaminister ja partei esimees ja Jüri Ratas unustas selle valimiste lubaduse ära, et me oleme valijatele lubanud e-valimistega tegelda ja neid siis läbipaistvamaks muuta või kontrollitavateks muuta. See kõik jäi ära ja Jüri Ratas oma ajal e-valimistega üldse ei tegele, vaid ühel partei volikogu istungi, ma ise olin ka saalis, ütles ta, et me peame selle asjaga kaasa minema ja me ei tohi kritiseerida ja me peame ka kaasaegsemateks muutuma. No kahjuks niimoodi on. Aga nüüd üks huvitav fakt, Meelis sinule ja ka meie raadiokuulajaile. Selle ma töötasin nüüd ise välja, ise tuletasin ja ma sain tõuke selleks väikeseks uurimuseks. Vikerraadios eelmisel reedel esines intervjuuga, pikema intervjuuga Reformierakonna auesimees Siim Kallas, kes on ka olnud peaminister ja rahandusminister ja nii edasi. Ja seal tuli siis jutuks ka see Reformierakonna populaarsus, et Kallas väitis, et Reformierakond on nagu oma peakursist kõrvale kaldumas viimasel ajal, et muutub nagu liiga sotsiaalseks ja on unustanud ära Reformierakonna need kuulsad põhimõtted ja nii edasi, et praegu peaks teistmoodi ikkagi olema, et need klassikalised Reformierakonna need hirmsad lööklaused, et vaesed ei peagi aitama, igaüks on ise oma õnnesepp ja nii edasi. Ja siis saatejuht ütles, aga vaadake nüüd, et midagi pole teha, et teie ajal oli, kui teie olite peaminister, siis oli Reformierakonna Riigikogus oli tähendab kusagil 18-19 kohta, aga nüüd viimasel valimistel saadi siin üle 30 koha, eks ju praegu. Palju neil seal on 37 kohta on praegu parlamendis. Et et ei ole ju midagi teha. Ja Siim Kallas tunnistas, et jah, tõepoolest ma olen seda kuulnud palju kordi ja nii see ka on. Ja teate, mis siis ütles Siim Kallas? Meie populaarsus hakkas tõusma 2007. aastal. Meelis Käo ja lugupeetud kuulajad. Need on endise peaministri ja praegu Reformierakonna aumehe või auesimehe. Aumees, ma ei tea, kas saab öelda, aga auesimehe sõnad, et 2007. aastast hakkas Reformierakonna populaarsus tõusma.
ja Kallas nagu põhjendas seda sellega, et siis hakati nagu peakursist kõrvale kalduma ja rohkem püüti valijale meeldida, tehti neid sotsiaalseid igasuguseid kõrvallükkeid seal ja et siis inimestel rohkem hakkas partei meeldima. Aga nüüd kuulake. Kallas ütleb, et 2007. aastal oli järsk tõus ja populaarsus hakkas Reformierakonnal tõusma. Nüüd mina võtsin välja tolleaegsed ajalehed Kesknädal ja need on siis Keskerakonna häälekandja ja Rahvapoliitika leht oli Kesknädal omal ajal. Igal kolmapäeval ilmus ja seal on selgitatud, et tõepoolest 2007. aastal oli Reformierakonna populaarsuse järsk tõus. Aga miks? Aga sellepärast, head kuulajad, et 2007. aastast hakati kasutama e-valimisi. Ja mul on siin ees tabel, ma loen mõned näited ette, et aasta 1995 Reformierakonnal 19 kohta, 99 Riigikogu valimised, 18 kohta. 2003. aastal Reformierakond sai 19 kohta. Nii et pidev, kestev populaarsus 18, 17, 18, 19 kohta. Ja nüüd 2007. aastal tulid elektronvalimised ja üleöö Reformierakond sai 31 kohta. 19 koha asemel 31 kohta. 2011. aastal 33 kohta, 2015. aastal 30 kohta. Ja nii on jäänud. Ja see juhtus siis, kui tulid meil elektronvalimised. Ja siin me näemegi nüüd, et tõus hakkas just siis, tähendab enne oli küll peaministriks, oli Siim Kallas ja vana kurss oli, aga see pole midagi seotud selle jutuga, mida Kallas meile raadios ütles, et partei kursi muutus oli. Tulid hoopis elektronvalimised ja hakkas Reformierakond saama kogu aeg üle 30 koha, 2011 33 kohta, 2015 30 kohta ja nüüd eelmisel aastal või need valimised, mis nüüd olid, eks ju, 37 kohta. No see on ju uskumatu ja praegu on Reformi toetus midagi 12% või mis tal oli seal. Mul ei tulegi praegu meelde. Ühesõnaga valitsuse ja Reformierakonna populaarsus on kohutavalt madal. Ja nüüd me näeme, tabel on mul siin ees. Ja pidevalt hakkas muidugi ka kaotama kohti Keskerakond. Ja nüüd kui me öeldakse, et see on nüüd vandenõu teooria, mida Lenk siin räägib, mul on otse numbrid laua peal. Ja tõepoolest nüüd, kui seda tabelit vaadata, siis tekib mulje, et kuidas need parempoolsed jäsku nii palju hääli said Tallinna valimistel, et ju siis Reformierakonnale ei juletud nii palju hääli juurde panna, kuna ta on madal seisus ja suvel kõik see Peeter Paul või, ei Peeter Pere või, kastipoiss. Pärtel Peeter Pere ja kõik need skandaalid viisid alla, et rohkem ei julge nagu juurde need hääli panna. Aga pandi siis parempoolsetele ja lõppude mis vahe on, kas ta on Reformierakond või parempoolsed, ikkagi kurss on sama. Ja nüüd EKRE esimees Martin Helme ütleb, et ikka ta Riigikogus esines, ta on ju Riigikogu liige ja tõstis uuesti üles küsimuse, et nad on kontrollimata, et midagi peaks e-valimistega nüüd ette võtma. Ja kui nüüd minu käest küsida, mida teha, ma siin nädalavahetusel mõtlesin, võib-olla kõige lihtsam oleks Eestis teha selline käik, et kuna ma ei usu, et nüüd ükski valitsus julgeb neid e-valimisi ära kaotada, sest siis muutub kohe parlamendi pilt hoopis teiseks ja tekib küsimus, et kõik need aastad pärast 2007. aastat on olnud siis meil ju ebaväärsed või ütleme ebaõiglased valimised ja kogu see kaardimajaka kukub kokku. Aga võib-olla oleks hea, kui järgmistel valimistel saaks välja vahetada need firmad ja need poisid patsiga, kes istuvad valimiste õhtul arvutite taga. Võib-olla peaks andma need arvutid nende kätte, nagu siin on see härra Põder on suur spetsialist e-valimiste alal ja kes pidevalt kritiseerivad neid valimisi. Peaks nende kätte andma. Vaatame, mis siis juhtub, kui nuppude taga on teised mehed. Aga kuulame, mida Martin Helme nüüd ütleb e-valimiste kohta ja ütleb seda, et peaaegu et riigipööre on alati e-valimistega tehtud. Kuulame Martin Helme. Ja
kuni kontrollida ei saa valimisi, e-valimisi, senikaua ei ole ümber lükatud kahtlust, et valimisi on massiliselt võltsitud. Ja mida me oleme saanud teada neil valimistel nüüd? Riigikogu valimistel olid omad vaidlused, omad nii-öelda asjad, mis välja tulid, mis sügavalt kummutasid erinevaid müüte ja tekitasid inimestes kahtlusi, kõhklusi ja umbusku valimissüsteemi vastu. Nüüd on uued asjad välja tulnud. Riigikohus ei võtnud midagi ette, aga oma otsuses kinnitas, jah, koodi avaldamisel rikuti seadust. Oleks pidanud varem avaldama. See, et teda ei avaldatud nii, nagu seadus ette nägi, oli seaduse rikkumine ja takistas valimiste vaatlemist. Ehk see väide, mis meil on, et mis te nüüd jaurate, e-valimised on vaadeldavad, ei vasta tõele. Isegi Riigikohus, mis üldiselt teeb katet e-valimistele, ütleb, et ei saanud vaadelda nagu pidi. Riigikohus ütles ka seda, et võtmete valmistamisel rikuti kehtivat korda. Ei valmistatud võtmeid kehtiva korra järgi. Tõsi, ta sinna otsa ütles, aga sellest polnud midagi. Aga kehtivat turvakorda rikuti. Nüüd tuleme tagasi selle valetava valimisteenistuse juhi juurde. Valimisteenistus ütleb, et OSCE vaatlusmissioon ei ütle, et e-valimised on kuidagi võltsitavad või midagi taolist, et ütleb, et kõik on hästi. Ei ütle. Vastupidi. OSCE ütleb, et tuleb teha üle 20 muudatuse, et saaks üldse väita, et e-valimised on turvalised ja vaadeldavad. Selle jaoks, et seda saaks väita, tuleb teha 20 muudatust, 27 peaaegu. Oleneb, paar tükki on sellised, et võib-olla on, võib-olla ei ole. Nüüd, mitte ühtegi OSCE poolt antud soovitust, mille nad on teinud juba varasematel valimistel, nii 23. aastal kui 21. aastal, kui nüüd uuesti 25. aastal oma missiooniga, ei ole ellu viidud. Ei ole ellu viidud, kuigi see sama Koitmäe ütles, et jaa, lugesime OSCE raporti läbi, jaa, seal on soovitused, mis teevad turvalisust paremaks, vaatlemist paremaks, jaa. Et kui need asjad ära teha, siis on asi palju parem. Aga neid asju mitte ühtegi ära tehtud ei ole. Valimistel toimub e-valimiste korduslugemine. Korduslugemisel valimisteenistuse enda poolt välja valitud audiitorfirma, mis on seotud siis Riigi Infosüsteemide Ametiga, mis on omakorda siis see asutus, mis meile seda tehnilist lahendust valimisteenistusel pakub, ehk kõik on üks väike kamp, ringkäändusega väike kamp, ise valivad välja, teevad sihitud kutse riigihankesse, et leiaks endale audiitori, saavad selle audiitori kätte. Isegi see enda käe järgi välja valitud audiitorfirma ütleb korduslugemisel, et e-valimiste tulemuste terviklikkust ei saa kinnitada. Suurelt seina peal kirjas. Valimisteenistus ütleb selle peale, et probleeme polnud. Kõik on hästi. Probleeme polnud ja probleeme ei ole. Aga on, tuleb välja. Ja kui veel nüüd valimistest rääkida, ma ei hakka nüüd siin kaitsma mingisugust või oma filosoofiat ajama, et siin Vene valijate gruppi peaks siin kaitsma või otsused on tehtud, et seekord siis seal Venemaa osa venekeelseid valijaid jäi siis valimistest kõrvale, kusagil vist 30 000 häält läks sellega minema. Täpselt ma ei mäleta seda numbrit, aga selge on see, et õigemini selge ei ole see veel, et millist mõju see valimiskorra muudatus Eestile tõi. Et hea küll saadi hääli natuke rohkem seal nendele parteidele, kellel vaja, Keskerakonnad võeti Vene hääli vähem, aga analüüsi pole tehtud, et võib-olla isegi tekkis vastupidine efekt, et need, kes venelastest said või vene keelt rääkivatest inimestest said veel valida, neid tuli rohkem jällegi välja nende asemel, kellelt see õigus ära võeti. Ja nüüd on tulnud üks huvitav materjal Eesti Päevalehte. See ei ole meie raadiokanalites kuidagi kõlapinda leidnud, keegi pole seda rohkem nii-öelda populariseerinud, seda artiklit, sellest pole rohkem räägitud. See, kes luges, see luges, mina lugesin ja tegin järeldused. Ja ma tahan selle Päevalehe artikli sisu tuua ka meie Kagu-Eesti raadiokuulajatele, Kagu-raadio kuulajatele.
Ja nimelt, Eestis Tallinnas toimus siin nädalapäevad või paar nädalat tagasi Integratsiooni Sihtasutuse poolt korraldatud lõimumiskonverents, kus esines ka saksa politoloog, tuntud Euroopas, saksa politoloog Wolfgang Merkel on tema nimi. Ja ma nüüd tsiteerin, tema ütles selge sõnaga meie Eesti kohta: Vene kodanikel Eestis valimisõigus ära võtta oli viga. Ma jätkan tema sõnu. Demokraatia vaatest oli see selge taandareng, seda ütles siis saksa teadlane. Tsitaat jätkub. Kohalikel valimistel Vene vähemuselt hääleõiguse äravõtmine on kindel samm tagasi, eemale liberaalsest ja kaasavast demokraatiast. Ja veel üks tsitaat nüüd härra Merkelilt, Wolfgang Merkel on tema nimi. Ma tsiteerin, see on jutumärkides, nüüd kuulake. Demokraatia üks põhialuseid on sõnaõiguse andmine sellele poliitilisele eliidile valimistel, kes neid otsuseid langetab. Vähemus peab tundma, et teda esindatakse demokraatlikult. Ühesõnaga, see on demokraatia põhialuseks, et inimesed, kes peavad järgima riigi seadusi ja poliitilisi otsuseid, saavad ka sõnaõiguse selle poliitilise eliidi, kes siis seadused teeb, valimistel. Meil seda õigust paljudele ei antud. No ütleme, emotsionaalsel tasandil on meile arusaadav see kõik, et Vene kodanikke taheti palju siis kõrvale jätta, aga siiski see asi ei ole õiguslikult. No ma arvan, et ta Euroopa kohtus isegi kaotaks Eesti, kui keegi need valimised kohtusse annaks. Aga siis Merkel ütleb veel niimoodi, et te karistate osa oma rahvast sellepärast, et nende päritolumaa, suur naaber Venemaa ründab Ukrainat. Et nendel kohalikel valijatel pole selle sõjaga suurt pistmist midagi. Nad elavad siin kordoni taga või piiri taga. Ja nüüd ongi siis niimoodi, et näete, me saavutasime küll Tallinnas võib-olla, ütleme siis paremparteid saavutasid väikese edu või ütleme sellise, taktikalise võidu, Keskerakonnad võeti hääli võib-olla vähemaks ja anti siis teistele natuke said, kuna Vene valijaid oli vähem. Kuid üldpildis Eesti riik ja Eesti demokraatia kõvasti kaotasid. Ühesõnaga, välismaailma silmis me ei ole niivõrd õigusriik, kui me ise ennast selleks peame. Ja demokraatia kaotamine on väga hull asi, sellepärast, et nagu me teame, kogu maailm praegune kaasaja maailm toetub demokraatiale, kuna paremat pole pakkuda. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Et siis väike meeldetuletus demokraatiast ja kui nüüd vaadata, kus kohal selle demokraatia saatus peale Eestimaa, siis otsustatakse, see on kindlasti muidugi nüüd Ukraina. Ja praegu oleme siis väga huvitaval ajahetkel, elame me praegu, ei tea, mis homme juhtub, mis juhtub täna pärast lõunat, me isegi ei tea, mis juhtub võib-olla tunni või 2 pärast, kes midagi ütleb, mida Trump teeb. Trump pakkus välja nüüd siis rahuleppe allakirjutamise Ukrainale pakkus välja siis 27. see on siis järgmiseks neljapäevaks. Kuidas see läheb, eks näeme. Eile oma koduleheküljel Trump jälle teravalt seda Zelenskit kritiseeris, et ta ei taha ikkagi mängu mängida. No ei tea, vaatame, öeldakse, et see rahuleppe on Venemaa poole nii-öelda kaldu. Aga ma tahan seda öelda, et kui me vaatame nüüd seda Ukraina protsessi praegu ja kuulame siin, hommikul ma kuulasin Marko Mihkelsoni, meie väliskomisjoni esimeest rääkimas ja kui ma kuulan kõike neid meie eksperte, siis me räägime Ukrainast ja sõjast ja konfliktist ja Ameerikaga läbirääkimistest, aga Eesti meediasse pole eriti tulnud see suur korruptsiooniskandaal, mis puhkes nüüd eelmisel nädalal. Ja see on tõesti üks võimas, see on üks, paistab, et arvatakse, minul ei paista midagi, ma ütlen seda, mida arvatakse, et see on siis pärast sõjaaegses Euroopas kõige suurem võimalik
skandaal, mis ulatub siis miljardite eurodeni ja jutt on siis Ukraina nii-öelda, praegu on jutt ainult sellest, kui palju on raha, kuskil 100 miljonit oli seal või korraga läks või hetkega läks elektrijaamade pealt, aga nüüd need miljardid on siis sellega siis kaduma läinud, et on seda sõjatehnikat, mida siin ka eestlased on kinni maksnud ja ameeriklased siis eelmise presidendi Bideni ajal kinkis Ukrainale, nendest siis paljud raketid ja tankid ja mis seal kõik on maha parseldatud ja Zelenski ümber on tekkinud tema sõpruskond, kes on ülirikkaks saanud. No tähendab, kes tahab seda hästi teemat vaadata, YouTube on täis materjale, igasuguseid tõestusi ja nüüd ongi selline asi, et Zelenski on nagu sattunud kahe tule vahele, ühest küljest ta ei saa midagi teha ja palju rääkida, sest tema paremad, Jermak näiteks, tema kantselei ülem, tema hüüdnimi maffias on Alibaba ja 40 röövlit, Alibaba eksist eesti keeles. Ja sellised vennad ja siis Umerov, julgeolekunõunik, endine kaitseminister, siis temal on 6-8 korterit Ameerikas, uhked villad Euroopas, küsitakse, et kust kohalt need rahad on tulnud. Ja Zelenski ise, temal on suured kinnisvarad Ameerikas ja nii edasi, mis on kõik nüüd nii-öelda tõestatud ja tõestajaks on selline organisatsioon, mille nimeks on NABU. Ja see on otse alluv, see ei ole Ukraina võimudele nii-öelda kättesaadav organisatsioon, et paneme kinni. Juulikuus Zelenski tahtis selle organisatsiooni kinni panna, siis tuli rahvas tänavale, oli uus Maidan, NABU jäi alles, aga NABU on otse nii-öelda juhitav Ameerika luure keskvalitsusest. Nii et NABU neid juriste ja spetsialiste, keegi neid puudutada ei saa. Ja et ma ei muutuks nüüd liiga isiklikuks, ma tsiteerin, mida Peeter Ernits, Riigikogu liige, kirjutas oma Facebooki kontol, kuulake selle skandaali kohta. Nüüd tuleb tsitaat. Esmaspäeva hommikul kell 6:30 peatusid Kiievi kesklinnas Hruštšovski tänaval maja number 9A ees 2 väike bussi ja džiip. Relvastatud mehed astusid välja. Oli alanud Ukraina suurima korruptsiooni loo finaal. Pärast tulid kohale NABU agendid ja spetsialiseeritud korruptsioonivastase prokuratuuri SAP esindajad. Ja siis juhtus niimoodi, et on Zelenski lähikonda juba, Peeter Ernits kirjutab, jälgitud juba pikemat aega, on kogutud palju materjale ja on umbes 1000 tundi salajasi helisalvestisi, milles on ka Zelenski hääl mängus. Ja nüüd on niimoodi, siis Peeter Ernits kirjutab edasi. Esmaspäeva hommikul mindi vahistama kuritegeliku rühmituse juhti president Zelenski lähedast sõpra ja endist äripartnerit Timur Minditšit. Tema oli või Karlsson, vist oli tema hüüdnimi. Kuigi Minditšil on majas ühte kohta, selles suures majas 4 korterit, 2 4. korrusel ja 1 5. korrusel ja veel kuskil veel, huvitas NABU agent, aga kõige viimane 303 ruutmeetri suurune 4-toaline kullast klosetipottidega ja kraanikaussidega luksuskorter, kus Minditš oma kuritegeliku grupeeringut juhtis ja koos oma sõber Zelenskiga ka sünnipäeva pidas. Ja sellise taustaga peab president Zelenski sõlmima nüüd rahulepingut. No, ühesõnaga sellise pildi andis sellest nüüd Peeter Ernits, YouTube ma veel kord kordan, on täis materjal, igaks võib minna uurima, aga nüüd ongi niimoodi, et Zelenski ühest küljest on väga rünnatav selle korruptsiooniskandaaliga, sest tasub vaid ühe helifaili peale panna, kus võib-olla Zelenski tsitaadid või tema ütlemised on peal ja on võimalus isegi presidenti vahistada. No asi on nii hulluks läinud. Ja rahvas ja siis parlament on lõhki, parlament nõuab siis nii Umerovi kui ka teiste juhtivate Jermaki siis kantselei ülema vallandamist. No praegu Zelenski seda teinud ei ole, selle põhjusel, et need mehed on liiga palju teavad ja võivad kohe, kui vahistamise asi läheb, Zelenski kohta materjali jagada.
ja selles raskel hetkel, kui nüüd tuli siis Ameerika see rahu ettepanek, mis on nende meelest Venemaa poole kaldu, positiivselt nii Venemaa poole, siis oli väga raske hetk Zelenskil ja esimest korda pöördus ta rahva poole mitte omaenda kabinetist, vaid tuli välja ja fooniks on pandud linna üks halli taustaga väljak, isegi nagu vihmasadu oli seal, nii et väga traagiline kaader televisioonis ja Zelenski tuli välja ja pöördus seal rahva poole. Ja ta ütles siis niimoodi, ma tsiteerin, mida Zelenski ütles. Maailm peab meeles pidama, et ukrainlased on eelkõige inimesed, kes on 4 aastat pidurdanud üht maailma suurimat armeed ja kaotanud igapäevaselt lähedasi inimesi. Raudne tahe ei saa kesta igavesti. Kas teha rasked järeleandmised või seista silmitsi äärmiselt raske talvega ja külma riskidega? Ukraina töötab rahulikult ja konstruktiivselt USA ja kõigi partneritega lahenduste leidmisel. Ja et ei tekiks põhjust öelda, et Ukraina saboteerib protsessi ja ei taha rahu. Need olid siis kõnest mõned tsitaadid. Ajakirjandus nimetas kohe seda Zelenski esinemist kapitulatsioonikõneks. See on ka YouTube'is üleval. Eesti Delfi andis sellest ainult seal 20 sekundit, aga kõne ise on pikem, tasub vaadata ja seal on sees sõnad, mida Zelenski pöördus rahva poole ja ütles niimoodi. Me oleme terasest, aga ka metall murdub. Teinekord ka metall murdub. Kuulame hetkeks seda kõla, kuidas Zelenski esines sellel väljakul ja pöördus rahva poole, mitte enam oma kabinetist. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Ja rasked valikud, ütles Zelenski, et nendel on valida, kas kaotada väärikus, siis riigi ja rahva väärikus, või kaotada võtmetähendusega partner, see on siis Ameerika Ühendriigid. Ja kõik see on siis suure korruptsiooniskandaali taustal, kui parlament on lõhki, Zelenski oma partei on lõhki ja arvatakse, et võib-olla lähipäevadel tuleb rahvas jälle tänavale. Ei tea, ei oska ette öelda. Aga president igal juhul selle kõnega asus siis rahvast ette valmistama, et tuleb teha suuri järeleandmisi, Donbass Venemaale ära anda või Venemaa kätte jätta ja kui keelduda nendest USA rahu ettepanekutest, siis tuleb jäädaks ilma ka USA toetusest tulevikus. Ja nüüd on olukord selline, et kui Zelenskiga nüüd on nõus selle rahulepinguga, siis muidugi on seal rahvuslikud jõud, need Azov pataljonid ja siis ütleme need marurahvuslased, kes siis võivad teha suurt pahandust Kiievis, isegi arreteerida võib-olla Zelenskit arvatakse või mõeldakse siin. Ja teine hull oht on see, kuna on nii palju inimesi langenud sõjas, sõdurid on pahased ja vihased ja võivad tulla sõjaväega Ukraina pealinna peale. Ja nüüd on huvitav selle juures see, mida ma tahan omalt poolt lisada, et kui vaadata seda rahuleppe projekti, siis ma ütleksin niimoodi, et see on peaaegu et koopia sellest rahuleppest, mille Venemaa pakkus 2022. aastal, siis kui sõda lahti läks, veebruaris algas sõda, märtsis tulid läbirääkimised Ukraina ja Venemaa vahel, need olid siis seal Türgis, Stambuli kokkulepped olid ja kui need pabereid võrrelda, siis need nõuded on samad. Venemaa ei taha, et Ukraina NATO-s astub, tahab seal puhvertsoone saada, sai Donbassi enda kätte, see on äärmiselt rikas ju maavarade poolest piirkond. Ühesõnaga, praegune rahuleppe annab Venemaale enam-vähem samasugused järeleandmised või Venemaa soove täidab, millised esitati ka 22. aastal. Ja nüüd tekib küsimus, mis Ukrainas on päevakorras, kui me selle kõigega nõus oleme, aga miks siis meil tuhanded ja 10 000 laibad on lahinguväljal.
ja sõda on praegu läinud edasi äärmiselt kiiresti, Venemaa suure hooga haarab kogu seda Donbassi rajooni ja need kõik need Pakrovskid on juba ära võetud ja nii edasi. Nii et väga raske olukord, mis tuleb, seda me ei tea. Aga kuulame nüüd lõiku, kus räägivad saates Räägime asjast, on see EKRE raadiosaade igal pühapäeval kell 11, kuidas iseloomustavad seda olukorda Mart ja Martin Helme kahekesi EKRE Riigikogu saadikud. Ja siin on tehtud rõhk selle peale antud, et meie eestlased peaksime väga toetama seda rahulepingut, sest meil on selles väga palju võita. Siis me jääksime võib-olla ka nii-öelda ilma sõjata ja saaksime oma demokraatiat parandama hakkama ja oma riiki edasi viima, aga mitte sattuma sõjaolukorda. Kuulame, mida Helmed ütlesid Ukraina olukorra kohta ja sidusid selle Eesti julgeolekuga. No seal on ikkagi sisse kirjutatud see, et kogu selle lepingu garandiks on Ameerika Ühendriigid. Mitte mingisugune efemeerne NATO või mingisugune, ma ei tea, Euroopa või Euroopa Liit või ma ei tea veel kes, Ameerika Ühendriigid. Ameerika Ühendriigid garanteerivad Balti riikide kui NATO liikmesriikide puutumatuse. Mulle tundub küll praegu esimeste päevade reaktsioonide põhjal, et eurooplased ja ukrainlased keeravad selle viimase hea võimaluse sõda lõpetada ja Euroopas rahu tagada tuksi. Ja see oleks meie seisukohalt kindlasti väga halb, sellepärast et kui nüüd Ukraina sõda lõpeb sellega, et venelased purustavad Ukraina sõjaliselt ja eurooplased on ju, siin ei ole midagi teha, sellisel juhul on täiesti selge, NATO kaotas selle sõja sõjaliselt lahinguväljal, oma proksi ehk Ukraina läbi või näol ja ameeriklaste garanti meile NATO idatiivale ei ole, siis on kõik võimalik. Aga kui nüüd see asi untsu keeratakse ja eurooplased, britid eelkõige üritavad seda untsu keerata, siis ma ütlen, mis juhtub. Ukraina variseb kokku ja võt siis ei piira venelastel mitte keegi ega mitte miski võtta ette uusi avantüüre ja survestada neid piirkondi, ma pean eelkõige silmas meid, Balti riike, et saavutada siin oma tahtmine. Ja oma tahtmine on väga lihtne. Rebida meid välja NATOst ja kehtestada siin oma hegemoonia. Ja mis see tähendab? Hegemoonia tähendab seda, et siin on valitsused, kellele annavad nemad heakskiidu. Põhimõtteliselt juhtub see, mis oli Soomes finlandiseerumise perioodil, külmasõja perioodil. Me oleme finlandiseeritud riigid, venelased ei okupeeri meid nii nagu Nõukogude perioodil. See ei ole nende huvides. Nende huvides on see, et nad saavad siin mängida oma luuremänge ja muid mänge, et nad dikteerivad, missugune on siin. Aga haigekassa kulud jätame Jollerile. Haigekassa kulud, pensioni maksmise kulud, teederemondi kulud ja muud niisugused kulud. Tšuhnaad, ise vaadake, kuidas selle kõigega hakkama saate. Aga valitsus peab olema niisugune, mis on meie kontrolli all ja mis kuulab meie sõna. Selle lepingu realiseerumise korral on meil miinimum 10 aastat muretut elu, mille me saame kasutada selleks, et oma majandust üles ehitada, oma kaitsejõud üles ehitada, oma rahvusriiki üles ehitada, demograafiat parandada. Kui seda lepingut ei sünni, ma ei tea, mis tõmbetuul siis tõmbama hakkab. Et sellised seisukohad on ja võib-olla tõesti oleks praegu väga tarvis, et see rahuleping kuidagi moodi saaks ikkagi sõlmitud ja sõda saaks lõpetatud. Ja nagu me siis kuulsime praegu Helmede jutust, seda saadet saab järgi kuulata, seal on väga palju muud huvitavat informatsiooni selle sõja kohta, ma võtsin välja ainult selle Baltikumiga seotud kohad ja siis on võib-olla siis võimalik, et ka see Euroopa ja siis saavad nagu minna edasi, ütleme siis selle tõusva päikese poole ja rahulikuma elu poole ja nagu Helme ütles, et vähemalt 10 aastat miinimum on rahulikku elu ja vaatame, mis siis edasi tuleb. Aga kui sõda jääb kestma, sest tõepoolest selles samas raadiosaates Mart Helme ütles, et siis pole Kiievi äravõtmine enam väga kaugel.
et väga keerulised ajad meile kõigile siin näete nii majanduse seisukohast kui siin, ma täna kuulsin veel siin minimaalpalkasi arvestatakse, need on ikkagi hirmus pisikesed ja väikesed ja on ikkagi kurb siin Kagu raadio eetrist tunnistada, et me olime ju niivõrd üle küla poisid omal ajal ja olime niivõrd tublid ja nüüd oleme enamike sotsiaalnäitajate poolest Euroopa viimased. Tõesti kole asi, aga no midagi pole teha, kui valitsuse kurssi muuta ei taha, kui ta ei taha kuulda selliste tarkade meeste nagu Heido Vitsur ja teiste majandusteadlaste näpunäiteid, no midagi pole teha. Nii see asi on ja nii ta siis läheb edasi ja meil jääb ainult seda pealt vaadata, aga okei. Ärme hakka rohkem seda nutulaulu nüüd laulma siin hommikul ja ütleme niimoodi, et me soovime siis nagu, ma sooviksin omalt poolt, nii palju kui meie hääl siin kõlab, Ukrainale ja Euroopa Liidule ja Ameerika Ühendriikidele ja ma arvan ka Venemaa otsustajatele ja nendele meestele, kes siis läbi räägivad ja asju suunavad ja teevad, võimalikult siis rahulikku meelt ja tarku otsuseid. Et midagi pole teha, iga sõda tõepoolest kunagi lõpeb ja lõpeb ikka mingisuguse rahulepinguga, kui mitte siis täieliku kapitulatsiooniga. Aga sellest ka Ukraina väga kaugel ei ole, kui see sõda edasi jätkub. Ja siiski tulebki siis välja niimoodi, kui me vaatame, Ukrainat ju toetas praegu kuskil 50 riiki on öeldud, NATO toetas Ukrainat ja tuleb välja, et Venemaa puruks löödud ei ole ja Venemaa on võidupositsioonil ja ameeriklaste toetusega, mis tähendab seda, et näete, ei olegi võimalik siin neid sõdades suuri võitlusi saavutada enam, ilma selleta, et hävitada kogu rahvas või kogu riigi olemasolu. Ja kui keegi ütleb, et oleks siin, ma juba kuulen hääli Euroopa Liidust, eile oli ju see Genfi nõupidamine, seal ikkagi olid hääled, et läheme ja varustame rohkem Ukraina armeed ja ikkagi võiduka lõpu poole. No võidukat lõppu üle Venemaa ei saagi olla, sest arvestame sellega, et kõige võimsam tuumaarsenal on Venemaa käes ja kui tuleb kriitiline hetk, ütleme selle maasõjas, tavalises sõjas, droonide ja mürskudega, no siis vajutatakse punase nupu peale ja ikkagi võitu ei tule. Nii et võimalikult paremaid lahendusi ja kokkuleppeid ja oleme siis ukrainlastega koos ja kuulame nende üht kuulsat rahvuslikku kultuslaulu, ma ütleksin. No suur armastuslaul pealkirjaga Tšornõje brovi karije oči. No eesti keeld ümber panduna mustad kulmud ja pruunid silmad on sellel kaunitaril, kellest nüüd lauldakse. Aitäh, head kuulajad, et meiega koos olite ja kaasa mõtlesite. Mustad silmad, ei, pruunid silmad ja mustad kulmud. See on siis Ukraina kaunitari laul. Чи може й справді ви знахарі? Чи вас улита якась отрута? Чи може й справді ви знахарі? Чорні брови, стрічки шовкові,
stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kagu Raadio 100,7 megahertsi.